Tere hommikust, kallid televaatajad! Alustame füüsikaminutitega. Täna on meil suurepärane ilm. Ilmateade lubas päikesepaistet ja vahelduvat pilvisust. Õues päris sedasi ei paista, aga ega see ilmateadet ongi väga raske anda. Vahelda läheb täppi, vahelda ei lähe. Aga kuidas seda ilma siis ennustatakse? Vanal ajal näiteks, õigemini vanast ajast saati, on kasutatud selleks seapõrna. Eriti head on metssead, kuna nemad on looduses kasvanud. Aga tänapäeval ma arvan, et mets ja põrnasid, et meil vist ei ole metsas loomigi nii palju, et saaksime sel viisil ilma ennustada. Aga kuidas seda ilma siis ennustatakse ja kas ilm üldse on ennustatav? Sellepärast, et looduses on selliseid kooslusi, mis väga hästi on kirjeldatavad meie füüsikaseadustega, kuid sellele vaatamata ei ole neid võimalik nende käitumist ette ennustada. Ja siin laua peal on meil ilma ennustamise mudel. Loomulikult meil on siin üks magnet pendli otsas ja teised magnetid laua peal kinni. Loomulikult me ei hakka sellise süsteemiga ilma ennustama, vaid hoopis me uurime selle süsteemi käitumist ja vaatame, kas me saame midagi järeldada. Niimoodi, oletame, et need postikesed siin vastavad eri ilmaseisunditele, et ütleme, et siin on päikesepaistaja, siin on tuul, siin on vihm ja ütleme, et meil on täna päikesepaiste, vaatame, mis ilm võiks olla homme. Et siis kuhu see pendel läheb, siis see võiks olla siis homne ilm. Ja vaatame. Nüüd ta hakkas väga imelikult siin käituma. Mingil põhjusel. Ma nüüd ei saanudki aru, mis ta meile pakub, et ma vaatan uuesti. Umbes siit ma ta enne käima lasin, üritan sama koha pealt lasta ja vaatame. Ei. Ma vist ei saanud õiget kohta, sest ta teeb hoopis mingit teist liigutust. Ma proovin veel kord. Oli umbes see sama koht. Sellise asjaga me küll ilma ei ennusta, sellepärast, et see ju täiesti, ma ei suuda seda panna nii täpselt paika, et ta annaks meile võrreldavaid tulemusi. Ja kui meil siin on 5 magnetit, mis omavahel mõjuvad, aga ilma teevad meil õhuosakesed, mida on nii tohutu palju meie atmosfääris, et me ei jõua neid üles lugeda, siis kui me magnetite liikumist ei saa ennustada, siis vist ilma on ka väga raske ennustada. Ja pealegi see, et seda samasugust tulemust siit saada, seda tegelikult nimetatakse liblika tiivalöögi efektiks. See tähendab seda, et poeetiliselt, siis kui üks liblikas meil siin kuskil lendab, siis selline väike muutus nagu tema tiivalöök võib põhjustada orkaani teisel pool maakera, selline tohutu mõju. Ja siin siis see tiivalöögiks nii-öelda on see, et ma ei suutnud magnetit õige koha pealt lasta, aga looduses on neid mõjutajaid ju väga palju. Nüüd me oleme jõudnud täieliku ummikusse, et kuidas siis ikkagi ilma ennustatakse. Ja nagu me ütlesime, ta allub füüsikaseadustele ja siis võetaksegi, vaadatakse, mis on tänane ilm, pannakse see sisse keerulistesse võrranditesse ja arvutatakse välja, mida meil on oodata homme, ülehomme ja ka nädala pärast. Aga pikaajaline ennustus, see on siis nädala pärast olev ilm, on juba nii sõltuv väikestest mõjuritest, nagu liblikad ja inimeste tegevus ja sellised asjad, et seda ei saagi täpselt ennustada ette. Niimoodi. Aga mul on siin veel üks huvitav katse. Toomas, ole hea, tule appi. Panen lehe kõrvale. Ja vaata, siin on mul üks hästi pehme voolik ja seal balloonis on rõhu all olev gaas, suure rõhu all olev gaas. Ja mis sa arvad, kui mina ajan seda otsa ja sina keerad sealt lahti, mis see ots tegema hakkab? Ma kõigepealt loodan, et peale eilset katsetamist on siin balloonis veel midagi. Seda loodan ausalt öelda mina ka. Aga küllap ta hakkab visisema. Visisema? Jaa. Okei, proovime siis. Nii. Keere. Hakkas visisema. Nii, aga mis sa arvad? Kas me nüüd nägime, kuidas ots liigub? Kui me uuesti paneme, kas ta teeb täpselt samamoodi? Esmapilgul vaadates kindlasti. Aga täpselt? Ma arvan, et kui see käeaastas natuke muutub, ega ta siis täpselt sama amplituudiga ei käi tõenäoliselt, on ju. Aga miks?
aga sellepärast teatavad lähtetingimused on erinevad, su käsi on muutunud, võib-olla sa pigistad tast näiteks õrnemini või kõvemini. Ja, aga tegelikult mõjutab ka see, kuidas siin see õhk on liikunud, paneb ta teistmoodi käima. Noh, teeme veel kord. Teeme. No, selline kõrval olev tingimus talle väga meeldis. Aga üks selline kooslus lisaks atmosfäärile ja nendele magnetitele on ka inimühiskond, mille käitumist on väga raske ette ennustada. Ja see siis tähendab, et siin ka kehtib see liblika tiivalöögi efekt, et meie kõigi teod lähevad nii-öelda kuidagi arvesse ja mõjutavad selle süsteemi arengut. Nii et käituge ilusti ja ma loodan, et te tunnete ennast ka nõksu võrra tähtsamana täna. Nii et kena päeva ja kohtume järgmistel nädalal.